teie meeskonnas, kuhu sina täna kuulud, eksisteerib selline asi nagu psühholoogiline turvatunne või psühholoogiline turvalisus? On see üldse oluline asi? On see kuidagi äriliselt vältimatu asi? On sellest mingit kasu ühele organisatsioonile? Need on küsimused, millega ka meeskonnakoolitustel päris palju kokku puutun ja olles seda valdkonda päris palju nii testinud, katsetanud oma koolitustel, kui ka tegelikult selle kohta päris palju uurinud, siis julgen öelda küll, et see on midagi väga-väga vajalikku, midagi väga-väga väärtuslikku, praktilist ja see lõpuks mõjutab ka ikkagi joonealust reaalset tulemust. Mida see siis praktikas tähendab, on see, et kõikidele juhtidele meeldiks, kui töötajad avaldaksid koosolekutel arvamust, kui nad mõtleksid kaasa, julgeksid küsida küsimusi, tahaksid pakkuda ideid. See on see, mida tegelikult ju juhtmeeskonnalt ootab. Aga kui paljud juhid reaalselt, igapäevaselt seda näevad? Nad võivad küll küsida töötajatelt nende arvamust, aga tihtilugu vastatakse sellele kas niimoodi õlgade kehitamisega või pea noogutamisega. Ja võiks öelda, et lugematul hulgal juhtidega olen rääkinud sellel teemal ja juht ütleb, et ma tegelikult ju tahaksin, et nad räägiksid kaasa, et nad mõtleksid kaasa. Ma ju tegelikult ootaksin nende mõtteid, ma tahaksin arvestada nende mõtetega. Aga mida ma teha saan, kui nad lihtsalt ei võta sõna? Põhimõtteliselt ongi siin kaks varianti, mis on siis põhjuseks. Põhjus number 1 on, et töötajaid ei huvita, mis tähendab seda, et see on nende kuidagi motivatsiooniga seotud, nende pühendumusega seotud. Järelikult tuleks nagu selle poolega tegeleda. Aga vähemalt sama levinud ja võib-olla isegi levinum on olukord, kus tegelikult töötajaid küll huvitab, aga nad ei julge sõna võtta. Ja seda kahel põhjusel. Ühelt poolt nad ei julge sellepärast, et nad ei tea, kuidas moodi juht sellele reageerib ja teiselt poolt nad ei julge sellepärast, et nad ei tea, kuidas moodi võib-olla teised töötajad sellele reageerivad. Ja see viibki siis meeskonnad sellise seisundini, mida nimetatakse vaikivateks meeskondadeks. Ja vaikivad meeskonnad on siis jutumärkides vaikivad, mis tähendab seda, et nad ei räägi kaasa. Ma olen olnud vaikivate meeskondade koosolekul, kus ainukeseks kõnelejaks on juht, ülejäänud vaatavad enda ette maha või nokitsevad telefonis. Ma olen vaikivate meeskondade koolitustel olnud, kus sa üritad päeva jooksul inimesi kaasa saada, rääkima saada ja sa näed ainuke, millega nad julgevad sulle vastata, on pilgud või siis kohvipausil tullakse mingitel teemadel rääkima. Ja kuni selleni välja öeldakse, et tead, meil on meeskonnas kombeks niimoodi, et ma avalikult nendest asjadest ei räägi, aga tegelikult mina arvan asjast niimoodi. Ja need on siis selliste vaikivate organisatsioonide tunnused. Ja nagu just ütlesin, siis vaikiva organisatsiooni taga ei pruugi olla tegelikult töötaja vähene huvi ja pühendumus, vaid keskkond on muutunud ebaturvaliseks. Nüüd millest see alguse saab? Tegelikult pole ühtegi inimest, kes sooviks ühelt poolt töötada vaikivas organisatsioonis, sest et me oleme ikkagi sotsiaalsed olendid, meil on oma arvamus, omad seisukohad, omad kogemused, omad maailmavaated, omad tunded ja me tegelikult sooviksime olla nende inimeste keskel, kus me saame oma vaateid ja oma tundeid vabalt jagada. Oma sõprade keskel me saame neid jagada ja seetõttu sõpruskond ongi turvaline. Aga töö juures ei pruugi see nii iseenesest mõistetav olla. Sest et siin tekib teatud selline vastuolu. Ühelt poolt me sooviksime ennast vabalt tunda, aga teiselt poolt ei ole ühtegi inimest, kes sooviks hommikul tööle minnes mõelda, et ma tahaksin täna näida teistele rumal, ebakompetentne, pealetükkiv, kriitiline. Ehk siis seda me ka ei taha. Ja nüüd me peamegi tegema valiku, et kuidas ennast väljendada sellisel viisil, et ma ei paistaks ebakompetentne, et ma ei paistaks rumal, et ma ei paistaks liialt pealetükkiv ja ma ei paistaks liialt kriitiline. Kui me nüüd vaatame sellise nurga alt, et mis olukorrad või mis situatsioonid
meeskonnas tekitavad näiteks kindlustunde, et mitte näida rumal. Siis üks viis seda teha või üks strateegia seda teha on ära küsi rumalaid küsimusi ja rumal loomulikult siin on nagu jutumärkides, sellepärast et sõprade juures ei ole nagu rumalaid küsimusi olemas, et seal on kõik küsimused on aktsepteeritavad, sest et isegi kui sa küsid midagi väga totakat, keegi ei pea sind lolliks seepärast. Isegi kui sa teed mingit totakat nalja, keegi ei pea sind lolliks, keegi ei pea, sa ei muretse oma maine pärast, et pärast ma ei tea, räägitakse sinust või pärast ei arvestata sinuga enam või sa ei pea neid asju kartma, mis tõttu sa võid küsida kõiki küsimusi, aga töö juures mõnikord on võib-olla mõned küsimused targem jätta enda teada. Keegi ei taha näida ebakompetentne, mis tõttu ei tohi tunnistada oma vigu. Me kõik oleme inimesed, me kõik eksime, me kõik teeme vigu, aga kui sa tunned, et selles meeskonnas või selles seltskonnas ei tohi näida ebakompetentne, mis tähendab seda, et sa pead alati näima tubli, sa saad hakkama, sa oled tegija, siis see viibki selleni, et sa ei saa oma vigu tunnistada. Sa hakkad neid varjama, sa hakkad pigem süüdlasi otsima, sa hakkad pigem näpuga kõige peale näitama. Ja kuigi ülejäänud seltskond võib väga hästi aru saada, et asi oli sinus ja nad näevad, et sa mängid tegelikult mängu ja sa võid ise tunda, et tegelikult ma ei tahaks nagu seda mängu mängida. Aga keskkond lihtsalt on selline. Kuidas mitte näida peale tükkiv liiga? Ära avalda nii palju arvamust. Meil on asjad paigas, me oleme aastaid niimoodi teinud, ära paku mingeid uusi ideid. Juht küsib küll, nojah, aga kui sa ei taha pärast mingisuguseid lisaülesandeid saada, ära paku ideid. Ja see on jällegi teatav selline kaitsestrateegia, sellepärast, et turvalises keskkonnas ma võiksin kõiki ideid pakkuda, ma ei tohiks karta, et keegi seda minu vastu pärast ära kasutab, sealhulgas juht. Et ma tulen mingi ideega välja, ütleb, väga hea mõte, ütleb juht, tee ära. Ma teeks selle hea meelega ära, kui see on minu töö ülesanne ja lõppkokkuvõttes ma ei pakkunud seda ideed sellepärast, et mul oleks nagu liiga palju üleliigseda aega ja ressurssi, vaid ma pakkusin sellepärast, et see on lihtsalt idee. Nii et ka sedapidi võib tegelikult vaadata seda turvalisust. Ja 4. on siis, et ära näi negatiivne, ära näi kriitiline, mis tähendab seda, et ära sea olemasolevat kahtluse alla. Kõik, mis toimib, las toimib, ära küsi küsimusi, miks me nii teeme, ära küsi küsimusi, miks need inimesed niimoodi käituvad, ära küsi küsimusi, miks juht näiteks, kas see, mis me täna juhtimises teeme, see, kuidas me asju teeme, see, kuidas me koosolekuid peame, kas see on kõige parem. Ära sea olemasolevat kahtluse alla, sest et nii kui sa hakkad oma nina sinna toppima, siis võib-olla eesotsas juhiga, aga ka võib-olla teiste meeskonna liikmetega, nad ütlevad sulle, et see on nii kriitiline inimene. Ta kogu aeg keskendub negatiivsele. Alati on tal häda midagi. Ta on mingi probleemne tüüp. Aga tegelikult sinu kingades olles sa arvatavasti ei tahaks sellega leppida, sest sa ei tunne, et sa oled nagu kriitiline tüüp. Sa oled nagu normaalne tüüp, mul on lihtsalt mingisugused küsimused. Nüüd, kui midagi sellest tuli sulle tuttav ette, siis arvatavasti kas sa oled täna või sa oled siis kogenud varasemalt sellist ebaturvalist keskkonda. Kui sa oled olnud kunagi vait, samal ajal kui sul on huulil küsimus ja sa oled tundnud, et parem on vist mitte seda küsima hakata, siis see on indikaator sellest, et sul on ebaturvaline küsimus. Kui sa oled pidanud mõnikord peitma oma vigu, kuigi sa tead, et see oli sinu pläkk, aga sa tead samas seda ka, et kui sa seda ütled, siis keegi tõenäoliselt viskab seda sulle mingil hetkel nina peale. Selle võib mingi oma tagajärg olla, et targem on praegu ikkagi proovida teha seda nägu, et see ei olnud sinu probleem. Kas sa oled olnud kunagi vait, kui sa tegelikult oled näiteks teadnud lahendust? Võib-olla sellepärast, et sa kardad selle inimese reaktsiooni, näiteks see on juht, sa tead, et see tema poolt välja pakutud lahendus ei ole kõige parem, sest et võib-olla eelmisel töökohal te proovisite seda, aga samas tead ka, et kui sa talle seda ütled, siis tema võtab seda rünnakuna, mis tõttu on targem suu kinni hoida. See on otseselt näide ebaturvalisest keskkonnast. Miks me seda kõike teeme? Just nagu jutu alguses mainisin, see on seotud turvatundega ja mitte füüsilise turvatundega, vaid psühholoogilise turvatundega. On töökohti, kus kohas psühholoogiline turvatunne on olemas ja on töökohti, kus ei ole psühholoogilist turvatunnet olemas. Ja kui püüda psühholoogilist turvatunnet defineerida, siis selline professor nagu Amy Edmondson Harvardi ülikoolist tegi seda esmakordselt 90. aastate lõpus.
ja tema sõnastab siis psühholoogilise turvatunde kui meeskonna liikmete uskumuse, mitte soovi, vaid uskumuse, et küsimuste küsimise, staatus quo või siis olemasoleva kahtluse alla seadmise, tagasiside andmise, arvamuse avaldamise, kõikide nende asjade eest ei saa meeskonnas emotsionaalselt karistada. Rääkimata materiaalsest karistamisest, mis tähendab seda, et ma ei julge sõna võtta, sest varsti on tulemas palga läbirääkimised ja ma pean kartma sellepärast, et äkki juht kuidagi jätab meelde midagi siit ja see mõjutab kuidagi minu tulevast sissetulekut, et see on materiaalne turvatunne, et see on elementaarne. Kui materiaalne turvatunne puudub meeskonnas, siis see meeskond tõenäoliselt absoluutselt oma potentsiaali ei kasuta, sest inimesed on kogu aeg hirmul. Nad peavad mõtlema, kuidas minu käitumine, minu väljaütlemised mõjutavad minu igapäevast elu kvaliteeti, mis on otseselt ju sissetulekuga seotud. Antud juhul jutt käib psühholoogilisest turvatundest, mis tähendab seda, et ma ei taha ennast pärast halvasti tunda. Ma ei taha, et keegi ründab mind selle eest. Ma ei taha tunda ennast pärast kuidagi nagu välja tõugatuna sellest meeskonnast. Ma ei taha tunda pärast seda, et juht vaatab kuidagi mulle nagu imelikult otsa. Juht kahtleb minus, kas ta saab mind usaldada, sest tema arvas, et ma tahan võib-olla õõnestada tema jalgealust, kui tegelikult ma soovisin meeskonnale parimat. See on psühholoogiline turvatunne. Ja Edmondson ütleb ka väga selgelt, et kuidas moodi siis selle turvatunnet looma hakata meeskonda. Ta ütleb, et see on tegelikult 3-sammuline protsess ja üks olulisemaid samme on juhina kõigepealt ise teadvustada, aga ka oma meeskonnale selgelt ikkagi välja öelda, et see, mida me siin teeme, ei ole ainult saavutamise pärast, vaid see on ka õppimise pärast. Ja õppimine saab toimuda ainult läbi vigade, eksimuste, ebaõnnestumiste. Sest et kui juht räägib ainult saavutamisest ja ta püüab ise ka näidata ennast ainult sellisest nagu positiivsest küljest, et ma olen tegija, vaata kus ma saavutan, mida ma juba varem olen korda saatnud ja vaadake, kuidas mina saan kõigega hakkama, ta peidab oma vigu, ta ei julge rääkida oma puudustest, oma ebaõnnestumistest, siis see kandub üle tegelikult ülejäänud meeskonnale ja meeskond hakkab kopeerima tema mentaliteeti. Ja seetõttu peaks olema juht see, kes pigem hoopiski tunnustab väikseid eksimusi, väikseid riskide võtmisi, mille kaudu õpitakse. Loomulikult ei tähenda see seda, et me võiksime oma ebakompetentsuse otsas liialt pikalt siis niimoodi mugavalt tundma jääda, vaid ebakompetentsusega tuleb tegeleda, sest et läbi kogemuste, läbi õppimiste ja vigade me saamegi oma ebakompetentsusest üle. Teine asi, mida juht kindlasti peaks tegema, on oma inimlikkuse tunnistamine, näitamine meeskonnale. Ehk siis, kui sa ütled meeskonnale välja, et me ei ole siin ainult, et see asi ära teha, vaid tõenäoliselt see teekond on päris pikk ja konarlik ja me ei oska päris nagu arvatagi, mis meid siin ees ootab. Ja mina ise ka õpin selle käigus. Ja mul endal on ka omad vead, omad nagu puudused ja mul juba, ma ei tea, eelmine juht ütles, et see on minu viga ja ma olen selle kalla nagu vaeva näinud ja mul tundub, et ma ei ole nagu lõplikult seda endast välja suutnud juurida. Ja mu abikaasa mulle seda öelnud, et mul on sellised näiteks probleemid inimesena, et ma ei tea, kui te mõnikord näete neid minu küljes, siis ma juba vabandan neid sa ette, sest et tõepoolest mul on need probleemid ja lapsed on mulle seda öelnud ja võib-olla sõber on nagu seda öelnud, ehk siis näita ennast inimesena, tunnista oma inimlikkust, siis on ka nendel lihtsam oma inimlikkust tunnistada, kui sina kannad ainult sellist nagu ideaalse juhi maski ja absoluutselt ei tunnista seda, mida sulle on võib-olla korduvalt öeldud kas eelnevate töökaaslaste, juhtide, abikaasade või laste poolt, aga su töötajad ammu näevad seda, siis sealt tekibki konflikt. Ja nemad hakkavad ka näitama sulle ainult seda osa, mis justkui paistab olevat ideaalne. Ja kolmas soovitus siis Edmondsoni poolt on see, et tunnusta uudishimulikkust. Tunnusta pigem neid inimesi, kes seavad asju kahtluse alla. Tunnusta neid inimesi, kes julgevad küsida küsimusi ka sinu kohta. Miks nii on, miks me nii tegime? Kuule, miks sa seal niimoodi käitusid, miks sa seal niimoodi reageerisid? Kuule, kas see otsus ikka on kõige parem? Tunnusta neid inimesi, näita neile, et sa tegelikult hindad seda, kui nad küsimusi esitavad. Mitte see, et iga küsimuse peale sa lähed kaitsesse, sa hakkad otsima õigustust, sest sulle tundub, et sind isikuna hinnatakse. Ja miks mina koolitajana sellest nii kuidagi kirglikult räägin, on see, et ma ju suhtlen mõlema poolega, ma suhtlen nii juhtide poolega kui ka töötajate poolega. Ma kuulen seda, mida juhid räägivad ja ma saan nende muredest väga hästi aru, aga nende samade murede teine pool on see, mida töötajad räägivad.
Ja kui juhid ütlevad, et töötajad ei julge rääkida, nad ei taha rääkida, nad on passiivsed ja nendel ei ole motivatsiooni, siis täpselt samade töötajatega rääkides ütlevad nemad, et juhil ei saa rääkida, ta ei võta tegelikult tagasisidet vastu, ta ei huvita tegelikult, mida me päriselt arvame. Ja vot see on see nähtamatu barjäär, mis tegelikult tuleks siis ületada. Ja Edmondson siis on ka välja töötanud sellise lihtsalt testi, ma olen seda natukene täiendanud ja sa võid nüüd mõttes kaasa mõelda, siin on 7 küsimust ja anda mõttes siis hinne sellele, et kas sa pigem nõustud, selle eest sa saad 3 punkti, sa pole päris kindel selle väitega, saad 2 punkti ja pigem ei nõustu, saad 1 punkti. Esimene küsimus on siis, et kui ma teen vea või küsin, pakun või ütlen midagi rumalat töö juures, ei pea ma kunagi muretsema, et keegi seda millalgi minu vastu ära võib kasutada. Teine väide. Inimesed julgevad üksteisele tagasisidet anda ja tööga seotud tundlikke teemasid tõstatada. Ehk siis meil ei ole elevante ruumis, see on isikuid või teemasid, millest rääkimist välditakse. 3. Meie meeskonnas ei kritiseerita ega mõisteta hukka kedagi selle eest, et ta on veidi teistsugune või arvab asjadest teistmoodi kui ülejäänud meeskond. Inimesed julgevad riskida oma mainega meie tiimis, teha või öelda asju, millele reaktsioone nad hetkel ette näha ei oska. Ma tunnen end mugavalt, tunnistades teiste meeskonna liikmete eest oma vigu, puudusi, nõrkusi, eksimusi. Ma ei ole kunagi tundnud, et keegi meie meeskonnas teise meeskonna liikme jalgealust kuidagigi õõnestab. Ja viimane, vabanduse palumine teistelt meeskonna liikmetelt on meie tiimis tavaline. Niisiis, 7 lihtsat küsimust, maksimumskoor, mille sa siit võisid saada, on 21. Sellisel juhul sa pigem nõustusid kõikide nende väidetega ja 21 näitab, et teil on tänases meeskonnas väga-väga kõrge psühholoogiline turvatunde. Kõige madalam, mis sa võisid saada, on 7. Kui sul on alla 10, siis pigem teil on nõrk ja madal psühholoogiline turvatunne. Sellisel juhul võiksid sa nende 3 sammuga tegelda, millest eespool juttu oli. Ehk siis väärtusta ainult saavutamist, väärtustaga õppekohti. Tunnista enda inimlikkust, näita välja, et tegelikult eksimine on inimlik ja normaalne ja tunnusta, hinda, kiida inimesi selle eest, kui nad on uudishimulikud. Miks? Kas kõige parem? Kas saaks kuidagi parem?